Stradivari elas 92-aastaseks. Ta valmistas 600 viiulit ja oma hilisematel aastatel tegi ta viiuleid, millel on nimed, millel on lood. Tänapäeval on tehnoloogiad uskumatud, kuid need ei suuda ikka veel isegi ligilähedaselt saavutada Stradivari viiuli kõla. Rahvusvaheline meistriviiulite assotsiatsioon on korduvalt püüdnud meistri saladusi paljastada, kuid pole kuhugi jõudnud. Igasuguseid loogilisi seletusi, puit oli teistsugune, ajastu oli teistsugune, mida iganes soovite. Palun öelge, mis on teie arvates sellise meistrite, Stradivari viiulite saladus? Te tahate, et ma ütleksin selle niisama praegu kõigi ees? Ja ma palun öelge. Ma mõtlen, öelge mulle, kuidas saab luua midagi sellist, kui tänapäeva tehnoloogiad, mikro. Sellel pole tähtsust. Ei. Kõigepealt peame mõistma, mis meie kõrvas tegelikult toimub. Ja, tõesti selles füüsilises kõrvas. Ja, just nimelt selles füüsilises kõrvas. Seega, mis toimub meie sees? Miks just see ja mille abil saab määrata sellise resonantsi, mis nagu sünnib keelte kõlast? See tähendab, kuidas saavad need helid niimoodi meisse siseneda? Aga kas selles peitub saladus? Saladus on olemas. Kas on olemas saladus? Jah, kuid ma arvan, et isegi Stradivari ise ei teadnud seda. Ta lihtsalt töötas niimoodi. Ja see saladus peitub väga erilises helide kombinatsioonis, mis mõjub südamele. Siin tuleb selle üle järele mõelda. Kõigepealt peab süda minema resonantsi ja alles seda peab kõrv kuulma. See on uskumatu. Just see ongi kõige tähtsam. Ja seda ei tea keegi. Ja, muidugi. See tähendab, see läheb südamest kõrva. Ja siis juba kõigesse südamesse. Jah, ma arvan, et isegi Stradivari ei teadnud seda tegelikult. Ta ei teadnud. Seda sisemist mehhanismi ta ei teadnud. See tähendab, et ta oli pigem nagu teoste justkui mingi tähte poolt kantud. See, mis juhtis tema käsi ja tegelikult kogu tema olemust, oli sisemine intuitsioon. Ma saan aru. Ja siin ei saanud see juhtuda ilma loojata, mis te arvate, mitte ilma temata. Ei, muidugi mitte. Ilma temata on see võimatu. See tähendab, et võtate sellise lihtsa inimese, siis me räägime temast palju, aga tegelikult võtate selle inimese ja tema kaudu läbib selline saladus. See saladus kehtib mingil määral kõige kohta, mitte ainult viiuli, mitte ainult cello kohta, ja just nii. Jah, kõige kohta, mitte ainult muusikainstrumendi kohta. Helim peab sisenema mitte kõrva, vaid südames, jälle seere tuleb see kõrva kaudu lihtsalt välja. Tuleb välja kõrva kaudu. Te põhjustate täna tõelisi vapustusi ja see tähendab, et ma ei kuule kõrvaga. Praegu ma kuulen teid niimoodi. Jah, ma ei kuule teid kõrvaga. Ei, hoopiski puhta südamega. Aga sõnal, kas sellel on sama omadus? Millest te praegu heli pool räägite? Muidugi, just niimoodi sünnibki sõna. See tähendab, et tuleb leida sõna, mis tungib südamesse ja mida alles seerel kuuldakse. Jah, kas nii? Jah, just nii. Kas sellised sõnad üldse eksisteerivad? Jah. Ja kuidas me saame oma teaduse leida selliseid sõnu, mis lõppude lõpuks uurime teadust, mis minu jaoks ei ole uudisima ega teadmise, aga just nimelt, kuidas leida selliseid sõnu, mis tungivad südamesse ja siis see on väga lihtne. Ma küsisin selle kohta Rabashilt, teie õpetajalt. Jah, ta ütles mulle, kas sa kuulsid hästi, mida öeldakse palves? Shma Michael. Ma olin üllatunud, aga miks Michael? See on palve kuule Iisrael. Ja. Sest Iisrael on kollektiivne nimi. Aga tegelikult kuule Michael. Jah. Sinna võib panna ükskõik millise nime. Nii et see tähendabki südame poole pöördumist. Kuule, Michael. Jah, see on õige. Ja siis hakkab see juba paika loksuma oma kohale langema. Jah, tõepoolest. Palvet Shma peetakse üheks kõrgemaks palveks, eks? Muidugi, jah. Me oleme nüüd jõudnud selleni, seda palvet, just nimelt seda kuuleb kõigepealt süda
ja alles seejärel kõrva kaudu, kui seda üldse kuuldakse. Siis lubage mul küsida seda küsimust veel kord. Te rõhutate pidevalt, et lihtsa inimese palve on kõrgem kui palved, mille on koostanud, ma ei tea, targad ja kabalistid. Ja te ütlete seda kogu aeg, isegi üllatab mind veidi ja inimesed kirjutavad sellest samuti, et palve, mida inimene lausub, nii nagu ta seda lausub, nii nagu ta pöördub, on kõrgem kui need palved. See on õige, sest see on see, mida ta tunneb. See väljendab tema südame sügavaimat ja sisemist resonantsi ja kõige pühamate ja kõrgemate sõnadega. Ja seetõttu on see kõrgeim pöördumise vorm looja poole. See tähendab, et te mõtled, kui inimene ütleb seda niimoodi kogu oma tundega, siis kuuleb ta seda kõigepealt kõrgemalt. Jah, see ei teki temas endas, ei muidugi mitte.